Ma leian, et selline süütu flirt on eluterve nähtus. Ja eriti mehe puhul, kes on küps, see, kui sa oskad tähele panna ja märgata naiste juures nende ilu ja teha komplimente, sest et naised näevad tohutult vaeva oma välimusega. Nad on nagu kunstnikud. Nad võtavad omal selle peegli ette, eks ole, siis on neil hunnik pliiatseid ja pintsleid, värvipotid ja siis nad hakkavad maalima omale nägu pähe. Kujutate ette, kui palju tööd ja vaeva sellega on, kui palju oskusi on selleks vaja, et sa veel peegelpildis suudad omale silma, proovige mõnikord endal kas või huuli värvida peegli ees. See ei ole üldse lihtne amet, aga nad teevad seda järjepanu ja näevad sellega tohutult vaeva. Ja nüüd, kui sina seda nagu tähele paned, siis see on ju ilus. See on ju midagi, mis teeb tema võib-olla päeva ilusaks, teeb ta rõõmsaks. No miks mitte talle seda võimalust pakkuda? Miks mitte naeratada inimestele? Miks mitte öelda aitäh? See lihtne aitäh või tere võib inimesel nagu päeva ilusaks teha. Mul on selle kohta kirjutatud üks artikkel. Ma hea meelega jagan seda teiega siin vestluse lõpus. Ja selle nimi on tähelepanu on erutav. Ja see on seotud just selle flirdi poolega. Aga kas te olete tähele pannud, et kui sa ütled naisele, oi, sa oled nii ilus, siis see ei mõju. Miks ei mõju? Sest et see on üldine. See naine teab isegi, et ta on ilus. See üldine kompliment ei anna talle mitte midagi. Või sa oled nii tark. No, see ei tööta. Miks ei tööta? Sest et tegelikult ma olen mõelnud selle peale, et naise jaoks ei ole võib-olla nii palju erutav see, et kas sa märkasid, kui ilus ta on, vaid see, kas sa märkasid. Sest selleks, et sa üldse midagi märkaksid, pead sa olema kohal. Ehk et erutav pool ei ole nii palju isegi see kompliment, kuivõrd sinu kohalolu. Ja kui sa nüüd ütled näiteks naisele, see võib olla sinu enda naine, või see võib olla sinu naise õde või sõbranna või ükskõik milline naine sinu töö juures või kes iganes, kas või sinu ema. Kui sa märkad, et kuule, sa oled juukseid värvinud. Või et see toon sobib, sul on isegi, näed, sinu käekott on sinu saabastega sama värvi. Eks ole, sa märkad detaile. Mis nüüd toimub naise peas? Esiteks ta ongi need valinud, need saapad ja käekoti ja see ei ole üldse juhuslik. Aga enamus mehi ei märka seda. Võib-olla heal juhul tema sõbrannad teevad talle selle komplimendi. Aga nüüd sina mehena märkad, toi, sul on täna uus kott ja see sobib sinu saabaste värviga. Või et sinu juukse värv, sul on mantel ja juuksed sarnast värvi, nii äge. Kui sa märkad selliseid detaile, siis see tähendab, et sa oled kohal. See tähendab, et sa märkad. Me jõuame selle sama teema juurde, kui me siin rääkisime, et kuidas hoida oma suhet värskena, on see, et sa näed kogu aeg muutusi. Sa näed kogu aeg, mis on uut naises. Ja need ongi need detailid. Ta annab sulle vihjeid kogu aeg. Ta muudab oma soengut või ta värvib oma huuled uue huulepurgaga. Kui sa neid asju märkad, siis see tähendab, et sa oled tähelepanelik. See tähendab, et sa oled kohal. Ja naise jaoks see ongi erutav. See on selline kompliment, mis läheb talle korda. Ja usu mind, 99% meestest ei märka seda ja sa oled see 1%, kes võidab tema tähelepanu selliste komplimentidega. Ma siia lisaks veel juurde, et tegelikult on mul selline kogemus tõesti olemas. Mu naisalluv valiski saapad, koti, telefoni ümbrise, kõik ühte värvi, sinine, mingi türkiis sinine, mingi segane sigine. Mul ei olnudki muud vaja teha, kui talle osta lihtsalt, ütleme, kuna ta oli mu alluv autoga sama värvi ja ta oli väga rahv. Et tal oligi kõik ühte värvi asjad, et see oli nagu jabur nõusa, minu jaoks. Sa ostsid talle auto? Sättis, ja
ja auto oli ka lõpuks sama värvi, kõik asjad, mis seal autos tal olid, et enda asjad kõik ühte värvi, no enam-vähem. See naine ei lähe kunagi sinu alluvusest töölt ära. Jaa, ei, ma läksin ise ära. Aga ta tahtis tagasi tulla küll. Väga hea lugu. See oli praegu nagu kirks tordi peal. Et märgake mehed, märgake naisi ja olge tähelepanelikud, vaadake märgake detaile. Sest mida peenema detaili sa märkad, seda rohkem oled sa kohal ja seda rohkem avaldad sa sellega naisele muljet. Et vau, mitte keegi ei märganud seda, aga sina nägid. Selline soovitus tänaseks õhtuks. Ja ma saadan selle artikli ka, et jääks hästi meelde.